alustada põhimõtteliselt ja ma vaatan, kutid on ka veel puudu, kui nad tulevad, siis tulevad, aga üliäge. No kas oli vestlusringis midagi, millest rääkida ka, kas tuli midagi esile? Väga hea, siis hoia see meeles, sest et me selle lõpus siis peale lõunat saame tegeleda nende küsimuste ja mõtetega, sest mina usun ka 100% sellesse nagu, et vaata, siin ei ole nii, et Joel ütleb, et kogu tarkus räägime teemast ja pange kirja, tehke selle järgi, mis Joel ütleb, vaid ma usun seda, et Jumal oma kogudust ikkagi kasutab sellisel viisil, et iga liige on tähtis ja iga ühe kaudu toob midagi nagu lauale, toob midagi esile ja värki ja ilmselt sa esitad mingi küsimuse või mingi mõtte, mis minul iialgi pähe ei tuleks, eks ju. Nii et hoiame need asjad sinna lõpupoole, meil on seal ka küsimused, vastused, aruteluring ühiselt. Nii et seda teeme siis. Okei, aga veits lähme selle teemaga edasi nüüd, et nendest andidest rääkides ja kuidas nad nagu on mõeldud selle Kristuse ihu üles ehitamiseks ja miks see nagu tähtis on. Enne veel seda, siis ühtepidi Jumal on oma rahva Jumal. Et tal on kogu aeg nagu tähtis see oma rahvaga tegelemine, see rahvas ja just keegi üksi ringi ütleb, ma olen Jumala rahvas ja nüüd nii ongi, eks. Vaid see rahva nagu kogukond ja kõik see osadus omavahel ja see, et ta tahab olla oma rahva keskel, eks ole, isegi kõrbes on ja tahab olla oma rahva keskel, et see tempel tuli sinna ja nii ja veits muutus, veits mitte Jeesuse risti surmaga, siis kui templi eesriie käriseb, eks ole, see füüsiline aadress lihtsalt Jumalal nüüd muutus sel viisil, et ta kolis meie sisse, et sina oled Jumala maa peal aadress täna. Püha vaim, eks ole, elab sinu sees. Me oleme Jumala templid kõik aga see kollektiivsus ei ole selles mõttes nagu lõppenud, et Jumal ikkagi ta oma rahva keskel juba apostlite tegude alguses, kui 120 tükki neid oli seal ülemises toas, siis nad olid koos, vaata, ja nad jätkasid ka seda koos olemist. Et ei mindud selles mõttes laiali, mindi küll välja kuulutama kõike nii, aga ülitähtsaks jäid nagu need kogunemised ja selline nagu rahva Jumal selles mõttes, oma rahva keskel. Samas, Jeesus on väga isiklik ja mis puudutab neid vaimuande ka, siis siin on nagu super oluline see, et mida sina, just konkreetselt sina, nendest asjadest nagu mõtled või kui väga sa neid nagu taotled ja kui väga sina isiklikult tahad nendesse astuda. Et kollektiivse paastu võib koguduses välja kuulutada ja ikkagi sa võid salaja porgandit näksida õhtul, aga selle tulemus selles mõttes, sa saad aru, et siin jääb nagu see vastutus puhtalt sinu enda peale. Siis seda ei saa koguduses nagu otsustada, et hei, hakkame kõik vaimus käima nüüd vaimuandidesse ja värki liikuma ja hakkab tööle. Et see ei toimi nii, see on väga isiklikult sulle ja ma loen ühe piibli kirjakoha, ühe Jeesuse tähendamissõna, mis veits nagu avab seda ja selle me vaatame Luuka evangeeliumi 9. peatükist, salm 57 alates, kuni 62 sinna lõpuni. Et seal siis hulk inimesi nagu tahaks kõike seda, mida Jeesus pakub ja ma siin saan aru ka, et paljude sees nagu see soov, see, mis ma kõik rääkisin, et imed juhtuvad ja värki, mis see soov on olemas. Nii oli ka Jeesusel, paljud vaatasid teda ja nad tahtsid nagu saada jüngriks, nad tahtsid tulla Jeesuse juurde teda järgimas, nad vaatasid, et mitte keegi, Jeesus pindi kinni võtma ja kutid lähevad tühjade kätega tagasi ja need variserid küsivad, et kus ta on. Mitte keegi pole kunagi nii rääkinud, nagu tema räägib. Et tas oli nagu midagi nii erilist selles Jeesuses, et seda märgati, seda pandi tähele, seda armastati või seda vihati, aga neutraalseks jäid väga vähesed. Aga siis on need, kes tema ümber on ja tahavad nagu siis jüngriteks saada. Ja kui nad olid teel minemas, ütles keegi Jeesusele, ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid. Ülikõva sõna, nagu Jeesus, sa oled see, nagu sa oled, ma usun, et sa oled hea õpetaja, ta ei ütle siin midagi, et kelleks ta teda peab, nagu et kas messiaks päriselt, et mida see järgnemine tähendab, aga ta väljendab sellist austust ja lugupidamist, et ma tahan sulle järgneda, kuhu sa iganes läheksid, väga kõva sõna. Ja Jeesus ütles talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pead võiks panna. Väga veider vastus sellisele küsimusele või sellisele nagu lausele, et ma tahan sulle järgneda, Jeesus hakkab rääkima muudest asjadest. Nüüd see, mis ma räägin selle tähendamissõna kohta, ei ole minu tarkus, vaid ma olen 14 aastat ühte Soome piibliõpetajat tõlkinud, üks Ilka Puhaka, kes on mu kallis kolleeg, kellega me koos oleme piiblitunde pidanud ja ta on Iisraeli tundja, ta on Iisraeli selle ajaloo, selle kultuuri ja kõige selle konteksti tundja ja tema on seda avanud sellisel viisil, nagu ma praegu lühidalt siin ette kannan. Mida Jeesus siis vastab sellele mehele?
kes iganes talle ütles, eks ole, et ma tahan sulle järgneda. Jeesus ütleb talle, rebastel on urud ja taevalindudel pesad, aga inimese pojal ei ole, kuhu ta oma pead võiks panna. No mida tähendab see rebastel on urud? Siis rebane tähendas tollel ajal roomlast. Et nii nagu meil oma kultuuris on nagu erinevate rahvuste kohta mingid nimetused ja värgid, siis rebane tähendas tollel ajal seal kultuuris roomlast. Et kui räägiti nagu sellest võõrvõimust, kes valitses ja mainiti rebast, siis see tähendas nagu roomlasi. Ja ühes kohas ka viidatakse, Jeesus ütleb, et minge öelge selle rebasele, Pilatusele, eks ju. Et ma teen Jumala tegusid täna ja homme ja kuni kõik peab, eks ole, lõpule viidama. Ja ta ütleb, et rebastel on urud ja taevalindudel pesad. Ta ütleb, et rebastel on need kohad, mis on inimese jaoks kõige tähtsamad, need kodud. Nagu rebastel on, kuhu nad lähevad, nendel vihatutel roomlastel, keda te kõik vihkate siin, sest nad on teie okupeerinud meie maa, siis neil on kodud. See kodu on see kõige kindlam koht, kuhu inimene läheb, eks ole. Et see, mis on tema tagala ja see turvaline paik. Nüüd, mis on taevalinnud? Taevalinnud tähendasid pagana rahvad, kes elasid nagu seal Iisraelis ja seal Jeruusalemma, selle rahva keskel, oli ka pagana rahvaid. Ta ütleb, et ka nendel pagana rahvastel, lindudel on pesad, neil on ka kodud, kuhu nemad saavad õhtul minna, kus on see turvaline paik neid. Aga ta ütleb inimese pojal, siis ta viitab endale, nii nagu Daniel seda on öelnud, inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pead paneks. Nii et mida ta sellele, pikalt ei keskendu, aga mida ta sellele mehele vastab, kes ütleb, et ma tahan järgneda sulle kõikjale, kuhu sa lähed, on see, et ta ütleb, et nendel vihatud roomlastel on kodud, kus nad saavad elada. Neil on nagu turvalisus, neil on nagu see rahupaik nagu olemas. Nendel taevalindudel, need paganad, kes teie keskel on, keda te ka tegelikult nad ei võtnud nagu omaks või nad ei sallinud neid, et ka neil on kodud, pesad. Aga inimese pojal, kui sa mind tahad järgida, siis minu järgijad jõuavad sellisesse olukorda, kus neid pillutatakse laiali. Ehk siis, et mõtle poiss, mida see sulle maksma läheb. See minule järgnemine. Ta lihtsalt ütleb sellele noormehele, et arvuta kokku, kas sa saad mulle järgneda, sest see läheb sulle maksma palju. Sa võid kaotada ja tõenäoliselt kaotadki kõik selle, mis on nendel roomlastel, mis on nendel paganatel, aga minu järgijatel. Me ei keskendu sellele, et ehitada oma siin mõisasid ja losse ja nii, vaid see on see, mis on selle hind. Nüüd järgmine, teisele ta ütles ise, et järgne mulle, aga see ütles, luba mul enne minna matma oma isa. Et tema ütles, lase surnul matta oma surnud, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki. Jälle, siuke veider olukord, et keegi on valmis talle järgnema, aga siis Jeesus ütleb, et võile minit, et ma ei lase sul minna matma oma isa. No tegelikkus on see, et selles kultuuri kontekstis oli nii, et kui matused toimusid, siis terve küla oli seal, siis Jeesus poleks seal lihtsalt kõndinud ja ajanud juttu meestega, vaid kui sellel oleks isa surnud on, siis ta oleks korraldamas matuseid. Siis seal ühiskonnas on niimoodi, kui keegi sureb, siis ta enne õhtut maetakse ära kohe. Seal ei hoita nagu mitmeid päevi alles, vaid see tuleb nagu kohe teha. Keegi sureb, läheb hauda ja asi korras. Ja siis oleks, nii et tegelikult selle noormehel ei olnud oma isa surnud, aga kuna ta oli ilmselt pere vanim poeg, siis vanemal pojal on alati kohustus püsida kodus ja olla isa juures, sest kõik jääb talle, kõik jääb sellele vanemale pojale. Mis tähendaski seda, et Jeesus, ma tulen ja järgnen sulle, kui mu isa on surnud. Ma praegu ei saa tulla, sest ma pean ootama, nagu mul on oma vastutus oma pere ja oma isa ees. Nii et ta ütleb ka, et ei, ma ei saa järgneda praegu, et ei saa minna. Ja siis on veel kolmas, aga üks teine ütles, issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on. Aga Jeesus ütles, ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Mida see tähendab, et lase mul minna öelda, mida taega oma kodus? Et miks Jeesus temale ka nagu nii karmilt vastab justkui, et oota, võidame, et see kutse on nagu nüüd või mitte üldse. Et sa ei tohi isegi koju minna hüvasti jätma. No see taust sellel pidi olema see, et täna päevani, kui peres on poeg näiteks õppinud kusagil, mis iganes, arstiks, eks ole, seal Iisraelis ja ta saab töökoha näiteks Šveitsis kusagil, siis see ei ole nii, et see poeg pakib oma asjad kokku ja läheb sinna Šveitsi tööle, sest ta saab head palka ja ta sai arstiks, vaid perepoeg ja meil on sellest raske aru saada, sest meie peresuhted ja see üks austamine, vanemate austamine, see on kuidagi nii ära lahjendatud veits. Aga seal pidi olema nii, et see poeg läheb kõigepealt oma isa juurde ja küsib isa käest luba, et kas ma tohin võtta vastu selle töökoha, kas ma tohin minna sinna Šveitsi sellele heale töökohale, mis mulle praegu pakuti. Nii et mida see poiss tegelikult ütleb Jeesusele on see, et las ma lähen koju ja küsin kõigepealt luba oma isa käest,
kas ma tohin sulle järgneda? Ja selle peale Jeesus vastab nii karmilt, ta ütleb seda, et ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Nii et siin Jeesus nendes 3 loos ta toob välja nagu selle, et see, kas sina järgned Jeesusele, on ainult sinu enda isiklik otsus. Ja kui see kutse tuleb, alles siis me saame sellele kutsele vastata. Johannese 6:44. Keegi ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa. Jeesus ütleb, et me arvame vahel seda, et okei, et ma suvalisel hetkel, ma võib-olla täna veel ei viitsi tegeleda asjaga, aga võib-olla paari aasta pärast ma tulen Jumala juurde. Paljud noored mõtlevad seda, et kui ma kunagi vanaks saan, siis ma ruttu palun patud andeks ja saan päevasse, et elan praegu, kuidas tahan. Aga siis ei pruugi enam kutset tulla. Sest et keegi ei saa tulla Jeesuse juurde, kui isa ei tõmba. Ja meie elus me ei tea, kui palju meil neid kordi on, kus isa tõmbab. Ja need on need kohad, kus me saame ise alles selle otsuse teha. See ei ole nii, et ma otsustan, et järgmise nädal reedel ma annan oma elu Jeesusele. Ei, siis ta enam ei kutsu võib-olla. Ja täpselt seesama kehtib ka nagu nende vaimuandidega selles suhtes nagu Jumalaga, et kui sügavale me läheme. See ei ole sinu isa asi, see ei ole sinu ema asi, see ei ole sinu õpetaja asi, kellegi asi, see on sinu asi. Et kui Jeesus sind kutsub, siis see kutse on sulle. Ja mida sa nüüd selle kutsega teed? Et see asi on ühte, no see on selles mõttes nagu Jeesus näitab siin 3 looga selle kutse nagu tõsidust ja personaalsust. Et kui Jumal on rahva Jumal ja kollektiivselt, Jumal on rahvas ja kõik see teenistus, kõik mis toimub tema rahvaga koos, palju asjad tulevad koguduses üheskoos esile, aga on need kohad, mis on üliisiklikud ka. Mõtelge nüüd nende armastajate peale, kes siin olid, eks ole. Ja siin on ilmselt mõned veel järgi jäänud. Aga armastajatel meeldib ka käia loomaaias ja pargis jalutamas ja kohvikus söömas ja kõik need asju on tore teha ja noorteõhtutel ja kus iganes ja koguduses ja kontserditel ja. Aga siis on üks koht, mida armastajad kõik enam otsivad ja see on see koht, kus ollakse ainult kahekesi. Miks? Sest siis, kui ollakse ainult kahekesi ja enam teiste silmasid ei ole, siis vahetatakse need kõige kaunimad sõnad. Ja need kõige kaunimad ja paremad puudutused ja kõik see armastus on kohad, on asju, mis tulevad esile ainult siis armastajate vahel, kui ollakse kahekesi. Ja kui meie ütleme, et meil on armastussuhe Jeesusega, siis Jumal on selles mõttes eriline Jumal. Ta ei nõua, et me teda teeniks või teda kiidaks või ülistaks või austaks või mis iganes asju teeks, vaid ta ootab, et me teda armastaks. Ja armastajad, siis meie, kui me oleme Jeesusega need armastajad, miks me arvame, et see vaimne asi on nii palju erinev sellest maisest? On kohti, mida meie peame ka otsima just selles salajases paigas, see Matteuse 6:6. Et kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse, pane uks lukku, mitte keegi teine ei näeks. Ja see ei ole sellepärast, et mitte keegi teine ei näeks, vaid see on sellepärast, et lihtsalt Jeesus ei räägi sulle neid asju teiste ees. On mingid asjad, mida ta tahab öelda ainult sulle. Ja seal selles salajases paigas, selles nii intiimses ja selles lähedases osaduses, kus sa oled oma täieliku nagu pühendumise talle andnud ja sind ei, sa oled kõik muu välja lülitanud. Ja päriselt näitad talle oma pühendumist ja armastust. Mõelge armastajate peale. Nad otsivad tegelikult seda kohta, kus olla kahekesi. Ja see on täiega okei. Et seda peabki otsima, sest et seal toimub lihtsalt midagi nii ilusat. Ja sama on ka Jeesusega. On neid kohti ja asju, kus avalikult Jeesus meid puudutab, võimsad kogemused, võimsad suured konverentsid, mis iganes Jumala vaim liigub, tervendab ja täidab ja uuendab. Kõike asju ta teeb nii. Aga selle kõrval paralleelselt kogu aeg jookseb ka nagu see koht, kus Jeesus tahab ainult sind. Ainult sinuga. Mitte su abikaasaga, mitte su lastega ja mitte su, eks ole, panematega ja niimoodi. Ainult sind. Ja siin Jeesus räägib seda nii ilusasti, ütleb, et see pole sinu isa asi, mida sina teed. Mina kutsun sind, mida sina otsustad. Nii et ka see teema, millest me täna räägime, see Jumala tundmises nagu kasvamine ja see sügavamale minemine, siis see kutse on ainult sulle. Ja seda sa ei saa vaadata oma sõprade pealt, mis nemad teevad. Nemad tehku, mis tahavad. Kui nad ei taha tulla sügavamale, aga Jeesus sind kutsub, siis ära jätta minemata. Siis jäta oma sõbrad ja mine sinna, kuhu Jeesus sind tahab juhtida. Sest see kutse kehtib sulle, see võib-olla ei kehti su sõpradele praegu. Et kui sa tahad vaimulikult nagu kasvada ja sügavamale minna, nii sa pead oskama ka
minna sinna üksi, sellisesse eraldatusest, nagu sellisesse eraldatud paika. Jumal väga paljusid oma sulaseid eraldas. No eraldamine, see tähendabki tegelikult nagu pühitsemine. Püha, see tähendabki nagu eraldi seatud, nagu eraldatud mingi asja jaoks, et ta tahab pühitseda meid, eraldada. Nonii, nii et kogu see aeg täna, mis ma siin räägin, siis oma südames ma palun, et tunne ära see, et kui püha vaim sind kutsub ja kui ta sind kõnetab ja nii, siis tea, et see on nii eriline ja nii püha ja nii ülev ja nii auline kutse, sest et see tuleb otse vaata Jeesuselt endalt. Et need ei ole Joeli sõnad, mis sind nagu puudutavad, vaid täna Jumal nagu räägib suga ja ta tahab sind puudutada ja kui ta kutsub sind sügavamale, siis lülita kõik muu välja ja ütle, et Jeesus, ma tulen. Arvesta, et see võib sulle maksma minna ja ilmselt lähebki, aga see on seda väärt. Tea, et sa ei pea kelleltki selleks luba küsima. Sest kõigepealt me oleme Jumal omad niikuinii. Sa ei pea kelleltki luba küsima, vaid kui ta sind kutsub, siis sa võid minna. Nonii, ega polegi midagi keerulist. Polegi midagi keerulist, tegelikult on super lihtne. Me oleme usuajad vahel nii keeruliseks, et me ise ka enam aru, mida pekki me usume, et mis asja, kuidas see nüüd käib ja värk ja nii. Aga Jeesus räägib sellest väga lihtsalt. Te kõik teate, kes on käinud pühapäeva koolis? Osad on käinud, osad pole. No anyways, te teate seda, kindlasti seda maja ehitaja, seda lugu, vaata, kus olid need kaks maja ehitajat. Üks ehitas Kaljule, jah. Ehitas Kaljule ja teine ehitas kuhu? Liivale. Nii. Ja ma loen selle loo siit ette nendele, kes ei ole pühapäeva koolis käinud. See on Matteuse evangeeliumi 7. peatükis ja see on üks nii äge lugu. Ta räägib siin ühe grupi inimestega, kes tulevad tema juurde oma tegudega, tulevad, ütlevad, et hei, issand, me oleme sinu nimel palju ägedaid asju teinud, suuri asju ajanud, kurja vaime välja teinud, igast värki, möllu profeteerinud ja mis iganes. Ja Jeesus vastab selle peale väga imelikult. Ta ütleb seda, et mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist. Nii. Ja siis ma tunnistan, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära minu juurest, te ülekohtu tegijad. Need, kes arvasid, et nad Jumala nimel teevad igast vägevaid asju, siis lõpuks nad seisavad Jeesuse ees ja Jeesus ütleb, et aga ma ei tunne teid. See tähendab, et ei ole üheskoos aega veedetud, ei ole seda isiklikku pühendumist olnud, vaid Jeesus ütleb, te ei ole lasknud mul teid tundma õppida ja te ei tunne tegelikult ka mind. Te võite minu nimel käia ja teha ja fassaad võib olla korras ja nii. Jeesus ütleb siukse värgi ja nii. Aga siis ta räägib selle pühapäeva kooli loo. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnane varuka mehega, kes ehitas oma maja Kaljule ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud Kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja Liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokku varisemine oli ränk. Ühesõnaga, sellise loo Jeesus räägib. Mis on see Kalju selles loos? No võid öelda? Jeesus. No nii. Vale vastus. Ei ole pühapäeva koolis käinud. Ei, seda on näha, jah. Aga ei, see on aus, et Jeesust õpetatakse siin vastus, et Jeesus on see Kalju. Aga tegelikult ei ole. Mida Jeesus ütles, mis asi on Kalju? Kuulake nüüd uuesti. Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnane varuka mehega. Kes nende järgi teeb. Ehk siis sellest ei piisa, et ma ütlen, et Jeesus on Kalju ja mu maja ei kõigu ja ei logise, vaid siin on üks sõnakuulelikkuse õppetund. Kus Jeesus ütleb, et kui sa oled kuulnud mu sõnu ja nende järgi hakkad tegema, siis sa rajad oma elu kindlale Kaljule ja alusele. Aga kui sa oled kuulnud neid mu sõnu, et mida sa peaks tegema, kuidas elama ja mis on õige ja värki, aga sa nende järgi ei tee. Ükskõik kui palju sa minust tunnistad ja minu sõna nagu kasutad Jeesus ja ütled ja nii, siis su maja kukub kokku. Jeesus juhib meid sellesse õpetusse ja üks asi on see, mida me oleme hakanud arvama, on see, et kui me oleme midagi kuulnud mingisugust nagu mõtteviisi või nii, siis me arvame, et see, et ma kuulsin seda, ma juba rakendan seda ellu. Aga see on ju nagu kaugel nagu ühe päev. Et hoopis teine asi on hakata nüüd elama selle sõna järgi, mida me oleme kuulnud. Ja siis see hakkab tootma mingisugust uut vilja.
On ju? Super lihtne tegelikult. Kõik on siin kirjas, selles mõttes ma ei saa, mis ma teil räägin, aga kõik on siin kirjas ja need on lihtsalt ma olen sellest nii selles mõttes inustunud, sest kui ma ise hakkasin lugema Jumala sõna ja püha vaimaks avama, siis ma hakkasin nägema, et come on, need asjad, mis ma olen ka kristlikult arvanud, et näed, kes on see kalju? Jeesus on kalju. No mida annab sulle sinu ellu see, kui sa ütled, et Jeesus on kalju, mille peale ma ehitan oma maja? No, mida see üldse tähendab, et Jeesus on kalju? No ta on kalju, piibel kasutab seda küll ka. Aga Jeesus siin ütleb seda, et okei, kui sa teed selle järgi, mida ma ütlen, siis su elu saab rajatud ühele kaljule, see ei kuku kokku. Täiega äge. Me oleme jälle kristlastena koguduses ära õppinud sellise ühe, ma ei tea, kas te teate seda mängu, see kapten käskis või kapten käsib mingi selline. Kapten ütleb kükita. Siis ütleb, et tõuse püsti. Kes püsti tõuseb, siis on valesti, sest et kapten ei öelnud. Kapten ütleb, teeb värki. See on äge mäng, sest et kapten ütleb, siis teed, eks. Aga me oleme kogudustes õppinud ära selle mängu teisel viisil ja see näeb välja veidike selline, et kui ma ütlen oma lapsele, et mine korista oma tuba ära, siis mida ma isana nagu ootan, et ma ootan, et laps läheks oma tuppa, koristaks toa ära ja tuleb tagasi, eks. Või noh, jääb sinna või mis iganes. Aga meie koguduste eludes näeb välja see nii, et kui Jeesus midagi ütleb, ma ütlen lapsele, mine korista tuba ära, siis laps läheb oma tuppa ja ütleb, et vau, isa ütles täna mulle, mine korista oma tuba ära. Mida ta sellega mõtles? Appi, kui sügav see on. Millised sõnad? Ja siis ta kutsub naabrid, tüdrukud ja poisid kokku ka ja nad teevad kodugrupi ja nad arutavad, mida tähendab, et korista oma tuba ära. Mõtle. Isa ütles sellised sõnad. Nad kirjutavad üles selle, joonivad alla ja õpivad kreeka keeles ütlema seda. Ja siis nad tulevad isa juurde tagasi. Isa, see on nii võimas, mida sa ütlesid nagu täiesti imeline lihtsalt. Mine korista oma tuba ära. Me oskame seda kreeka keeles ka öelda nüüd ja tuba on ikka segamini. Et koguduses me mängime seda mängu selliselt, et kui Jumal midagi ütleb, siis me mõtleme, et me peame selle üle arutama. Täiesti kriis. Ja siis me mõtleme, et minu meelest hullult hästi Allan Kroll ühes oma jutluses ütles, et ja see no offense, see ei kehti siia, aga et kantslid on täis kiilakaid Simpsoneid ja siis me mõtleme, et miks vägi ei liigu ja midagi ei toimu. Ja minu meelest ta ütles ülitabavalt seda. Mitte teie kohta, aga ma pidin selle ära tegema siin. Ei saa jätta, aga te saate aru mõttest, kes Simpsonid tunnevad, nad teavad lugu, et kui me jätame kõrvale nagu selle sõnakuulelikkuse osa selles suhtes Jumalaga ja ootame, et me näeme hirmsalt vägevaid nagu asju ja tegusid ja nii, siis mida me ootame, mida me mõtleme? No nii, vaimuannid, usk, tarkuse sõna, tunnetuse sõna, tervendamine, imed, prohvetlik kuulutamine, vaimude eristamine, võõrad keeled, keelte tõlgendamine, super olulised asjad, vaimude eristamine. Saad aru, et okei, see nüüd ei ole küll nagu Jumala vaimust, sest et igast vaimseid kolle ja tonte ja värke liigub ringi ja inimesed on tänapäeval kurjadest vaimudest vaevatud ja värki. Paljud teevad sellest mingid clickbaitid YouTube'is, kus nad ajavad kurja vaimu välja, nii et röögivad ja igast asju tehakse ja nii ja siuke. See on läinud show business'iks veidikene, aga kogudustes seda on ka. Siis kogudustes on ka inimesi, kellest mina isiklikult, ma ütlen, siis kui meie jaoks hakkas see muutus pihta ja me hakkasime igatsema, et Jeesus, võta nüüd kõik. Mitte ainult pool, mitte ainult 90%, võta kõik nagu. Minu seest hakkasid mingid kollid välja minema, keda ma ei teadnud, et mu sees olid. Ja see ei olnud, ma ei läinud kuskil eestpoolel selles mõttes, vaid kodus ma sain aru, et metsa küll. Mingid asjad on mind sidunud. Millest ma appikene tahan vabaks saada. Siis kurat seob vahel ennast ümber meie sellisel viisil, et me tunneme, et me oleme vabad, aga me oleme nagu ketikoerad. Ketikoeral on ülisuur vabadus, kui ta on ketiraadiuses. Ta on ülisuur vabadus. Kristlasena, sul on ülisuur vabadus liikuda mingites piirides. Ja kurat ei tõmba sind kogu aeg pikali, vaid ta laseb sul kõndida. Aga kui sa hakkad sirutuma selle vabaduse järgi, mida Jeesus on sulle lubanud ja sa loed seda ja sa vaatad, Pekkiga, miks ma sinna ei saa minna nagu? Appi, ma olen siit kinni. Ja siis ta tõmbab 8 nädalaks jälle pikali ja parandab meelt ja mõtled nagu, et miks ma jälle samasse auku kukkusin, aga sa oled ahelates ja sa ei saa minna. Sul jääb illusioon sellest, et okei, enam kõik on hästi, kui ma siin kuudi ümber künnin. Paljud rääkisid, ma kuulsin siin gruppidest ka, ütlesid, et ka see väljaastumise inimeste ees palvetamise, et üks suurim asi on hirm, et see kartus. Ja kartus on üks asi, mis meie südamesse on nagu nii nagu peidetud ära, et iga kord, kui sa nagu, sa võid liikuda, sa funktsioneerid nagu normaalne inimene. Aga vaata, kui sa hakkad tahtma teha neid asju, mida Jumal sul ootab, siis sa alles saad aru, et
ma ei julge, ma ei saa. Miks ma ei saa? Miks ma kardan? Mida ma kardan? Ja siis see saab nagu nii reaalseks ja sa saad aru, et appikene, et ma olen aheldatud, aga Jeesus vabastab nendest ka, see vaimu teristamine. Siis prohvetlik sõna, ülikallis asi. Ülikallis asi, see on mingi teadmine millestki, mingist olukorrast, mingi asja kohta, mida Jumal ainult teab, eks ole, ja saab öelda ja kuulutada ette, mis võib anda sulle räigelt nagu julgustust juurde, et Jumal nägi mind selles olukorras, ta teab, mis toimub nagu värki, nii, ma lähen siit edasi. Sest ma tean, et tema käes on kõik keelte tõlgendamised, keelte ainult lihtsalt paletad keeltes. Ma ei tea, siin paletad ilmselt kõik keeltes. Tarkuse sõnad, tunnetuse sõnad, ülikallid asjad. Ja kõik need on mõeldud selleks, et kogudust üles ehitada, et sind kristlasena, koguduse liikmena üles ehitada. Kogudus on täpselt nii tugev, kui on selle üksikliikmete individuaalne usk. Kogudus on kollektiivselt täpselt nii tugev. Ja mõelge, kui individuaalselt te panete kõik oma usu, panete nagu mingi next level nagu lihtsalt järgmise kuu ajaga. Mõelge, mida see kogudusele tervikuna teeb. Täiesti crazy ju. Siis te panete koosolekuid siin üleval võimlas juba, sest rahvas ei mahu ära. Et ma ütlen seda, et sinu see isiklik suhe Jeesusega, see, kuidas sa tema kutsele vastad, see, mis isiklikult toimub, see pole teiste asi, mis teised kõrvaldavad, kas nad tulevad või ei tule, mina lähen nagu. See on nii oluline ja see on nii võti nagu selles, et mida Jumal sinuga nagu isiklikult koguduse liikmena, ühe liikmena saab nagu teha terve koguduse heaks. Okei? Ja need ainid kõik, ma ei hakka neid, te saate piiblist kõik ise lugeda ja need on nii selged selles mõttes, et me ei pea rääkima lahti, mida need nagu tähendavad. Tunnetuse sõna, no see tuleb. Need ei ole sellised asjad, mida me hakkame ise ette nagu välja punnitama endast. Aga ma mäletan, kui minu elus see muutus toimus, siis üks asi, mis nagu võimaldas endal andidel paremini esile tulla, oli näiteks see, ma toon lihtsalt ühe näite. Kui ma vanasti kuskil ootad mingi kellegi järgi või kuskil ootad passid nii, siis võtad telefoni välja, mängid mingit Angry Birdsi või mingit asja nii. Aga mis muutus oli see, et ma enam ei saanud. Mul oli midagi palju huvitavamat kui telefonis Angry Birds, eks ole, mida üks telefoni. Ma hakkasin vaatama inimesi, keda ma näen ja ma hakkasin palvetama, ma hakkasin küsima, et Jumal, kas sul on sellele inimesele täna midagi öelda? Sest ma mõtlesin, et see on üks vaimandidest, tunnetuse sõna või tarkuse sõna, mida iganes, kas on sellele inimesele midagi, Jumal, mida sa täna tahad öelda. Ja super põnev, ma mäletan, ükskord istusin kuskil Soome mingisuguses missioniseltsi, ma ei tea, kuskil lobis ja ootasime bossi ja siis seal oli üks administraator, kes meid pani istuma sinna. Ma vaatasin lihtsalt teda, lihtsalt pingsalt vaatasin. Ja küsisin Jumal, kas on täna midagi, mis sa tahad nagu talle öelda. Jumal näitas mulle pildi koerast. Näitas punast maja kuskil nagu jõe kaldal, punane maja ja siis üks valge koer jooksis ringi. Ja ma mõtlesin, päris cool. No ma lähen siis ütlen talle selle pildi edasi. Siis läks ütlesin, kuulge, vabandust, kas teil on koer? Siis ta ütles, ei. Siis ma mõtlesin, oi, pole koer. Aga ta ütles, aga mu õel on koer. Ma ütlesin, tal on valge koer, ta ütles, hea valge koer. Ma ütlesin, et ma nägin nagu pilti, Jumal näitas mulle sellist punast maja ja sellist valget koera ja siis tal läksid silmad märjast, ta ütles, et mu õel diagnoositi vähk just hiljuti. Ja ma ütlesin, et tead, et Jumal teab seda olukorda, Jumal näeb seda, et paletame su eest. Ma ütlesin ta käest kinni, paletasin vähkini. Iialgi ma peaks saanud teada, mis ta õel on või mis koeraga on, eks nii. Aga Jumal annab selle, kui me oleme häälestatud sellele. Kui ma vahin telekast, vaatan mingid TV3 uudiseid lihtsalt ja värki ja nii, siis ootan, et minuga Jumal ei räägi, miks Jumal ainult õeliga räägib nii. Et me oleme ju täiskasvanud inimesed, me saame aru nagu sellest, et Jumal tegelikult ei tule vägisi ja ta ei sõida üle seal, kus me tegelikult teda ei oota, vaid kus me täidame ennast selle maailmaga ja sellest meile piisab. Täiesti crazy. Nii lihtne tegelikult. Nii lihtne. Häälestame õigel sagedusel ja hakkavad asjad toimuma ja liikuma. Ma olin ükskord vanglasse minemas ja ka pidama teenistust ja siis eelneval õhtul ma paletasin veel saunas, küsisin Jumalalt, et Jumal, räägi midagi, mis sa tahad seal vanglas nagu teha või kas on midagi, mis sa tahad vanglas teha ja Jumal väga selgelt, ma sain sellise sõnumi, et seal on keegi, kes on trepist alla kukkunud väiksena ja tal on puusad haiged, nii et ta on eluaeg nagu kas longanud või tal on nagu mingi viga puusades. Ja ma mõtlesin, okei, et ma nii selgelt nagu sain selle järgmine päev läksin sinna vanglasse ja seal on see pääsla, kus siis kontrollitakse ID-kaarti ja kus on see tädi, kes võtab vastu ja ma vaatasin seda, et see on tema. Seal oli tema ja siis pastor tuli mulle sinna järgi juba ja siis ma hakkasin rääkima selle naisega, et vabandust, et kas on teil puusad haiged? Ta ütles, ei. Siis mul jäi, kindel ikka, et teil ei ole puusad haiged. Et see ei ole, üldse ei valuta. No ma ei tea, natuke vahel valutavad.
ega te ei ole trepist alla kukkunud noorena, no see on see Luukani see pere. Ja siis, ega te ei ole noorena trepist alla kukkunud, ega teil ei ole puusad käitud. Ei. Mõtlesin, aga vahel valutavad ja siis vahel ikka valutavad. Siis mõtlesin, no tulge välja sealt, ma saan paletada teie eest. Okei, tuligi välja. See on tegelikult need püssid ja kaamerad ja värgid, et see ei ole mingi siuke selles mõttes lillemood. Ja siis tuli välja, siis ma paletan täiesti seal nii, kuidas oskan ja õnnistan teda ja värgid. No väga tänulik ja läks tagasi sinna putkasse ja siis võtsin oma gitarri ja pastor võttis kõlari ja läksime siis sealt esimesest uksest läbi ja seal pikk koridor seal maal. Ja siis see pastor ütleb, et Joel, et naljakas, et see, mis sa rääkisid selle naisele, et see on minuga juhtunud. Mina olen lapsena trepist alla kukkunud ja mul on puusad haiged olnud. Ja ta on igatsenud, et ta tahab joosta, aga ta ei ole saanud kunagi joosta. See on päriselt üliäge lihtsalt. Sõnum oli õige, ma valisin lihtsalt vale inimese. Koht oli õige, kõik oli õige, aga ma valisin valest. Ja siis ma paletasin tema eest ja Jeesus tegi ta täiesti terveks. Ja sellest on mingi 5-6 aastat ja ta on nüüd mitukümmend kilo alla võtnud ja jookseb ja teeb igast sporti ja ma aeg-ajalt ikka käin seal vanglas temaga koos. Üliäge, mis Jumal teeb, kas pole mitte põnev elu. Kui te tahate lihtsalt sellist pühapäeva Kristust, et käin kirikus ja nii, siis võta hea meelega sirke, mind see ei huvita. Ma tahan elava Jumalaga koos elada. Ma tahan elava Jumalaga koos elada, kes muudab mind päev-päevalt enda poja sarnaseks. Ja kes kasutab mind, minu käsi ja jalgu, et mitte elus ainult teha, saavutada neid asju, mis minu elus on minu jaoks head ja mis lõpevad minu surmaga, vaid ma tahan, et minu elu kannaks seda vilja, mis kestab igavikus edasi. See on see Kristus, mida mina tahan. See on see Kristus, keda ma tahan järgida. Ja ma tahan elada seda elu. Mitte lihtsalt, et teile nagu ägedaid lugusid rääkida, vaid ma tahan elada seda elu kogu aeg. Ma tahan olla püsivalt nagu selles positsioonis, kus Jumalal on meelevald võtta minu käed ja jalad ja teha seda, mis ta tahab. Praegu, kui teil siin arutelu oli, ma käisin korraks auto juures ja ma nägin seal üks lühikeste pükste ja roosa tees selle siukse triiksärgiga mees läks. Paljud sääred ja üks siuke mees, siis mõtlesin jube veider nagu. Äge kullast kell oli käe peal ja siuke stiilne vend ja siis, aga lühkadega. Ja särk, eest oli 2 nööpi lahti veel ja käised üles käritud, siis mõtlesin, wait a minute. Ja siis ta keeras juba ära ja ma hakkasin juba siia poole tulema, siis mõtlesin, ei, see ei saa õige asi olla. Siis ma jooksin järgi talle. Ja siis ma küsin härra, et vabandust, et oleks teil jopet vaja või? Siis ta ei mõtlesin, ei, et mul on kõik hästi, et ma tegelikult panengi alles novembrist, panen pikad püksid nagu ja niimoodi, et ei karda külm. Ma mõtlesin, mees, et mida värki, et no andke andeks, ma lihtsalt nägin teid, mõtlesin, et äkki teil on külm nagu, et midagi on äkki juhtunud. Siis ei, ikka hästi. Mõtlesin, te näete väga stiilne välja ka, et kell ja asjad. Ja ma olen neitsi, et neitsi tähtkujust ja minu jaoks on välimus väga oluline, et ma ütlesin, spot on mees, et üliäge ja nii. Ja siis ma ütlesin ka, et ma olen kristlane, et kas on midagi, mille eest ma palvetada saaks nagu teie elus. Siis ta küsis, aga mis kristlane, mis usku te olete? Ja siis ma ütlesin, et ma olen Kristuse usku ja siis ta tundis siit linnast ka osasid pastoriks. Janno Peensalu on vist siin linnast. Ma tean teda küll ja nii. Ja siis rääkis sellest, kuidas ta on miljoneid kaotanud oma elus. Lihtsalt jõudsin vestelda, lihtsalt läksin vestlema. Ma ei läinud selle mõttega, et hei mees, ma pööran su usku, vaid ma läksin selle mõttega, et mees, sul midagi imelikku on siin nagu, et sul on külm. Et kas ma saan sulle pakkuda, aga alati lisaks sellele, et me saame jopet pakkuda, me saame pakkuda ka Jeesust. Ja see ei pea olema niimoodi salakavalalt, et nii, et tead, et Jeesus tahab seda aidata või mis iganes. Me ei pea hullu mängima, vaid olla lihtsalt normaalsed inimesed, aga mitte jätma küsimata seda, et kas on midagi, mille eest täna ma saaks palvetada, et ma olen usklik ja Jumal on mind nii palju aidanud. Ja siis ma rääkisin, ma sain talle tunnistada ka, kuna ta oli huvitatud sellest, mõtlesin, et mis usku sa oled. Ma ütlesin, ma olen Jeesus usku, et ma olen näinud, et Jeesus teeb päriselt ka neid imesid, mis ta ütles, et temasse järgijad teevad. Jagasin talle paar tunnistust, kuidas haiged on terveks saanud ja niist ütles, kas päriselt ka? Siis ma ütlesin, jaa, kas on teil midagi, mida te vajaksite, et Jumal täna teie heaks teeks? Ta ütles, et ma minevikust lahti saaks. Sest see on kogu aeg, ta ütles, et see kogu aeg taob mind siia. Ja ta oli, ma arvan, et selline 60-aastane härra võib-olla ja ta ütles, et ta on kaotanud tema elus vist miljoneid ja ta on õppinud praegu hästi väikestest asjadest rõõmu tundma, et ta on suht üksi ja nii. Ja siis ma ütlesin, et kas sa tead, et Jeesus on ainuke Jumal, kes saab sind vabastada sinu minevikust, kes saab anda sulle uue ja puhta südame. Kas see on see, mida sa tahad? Siis ta ütles, jaa, tahan. Siis ma võtsin ta käest kinni ja ma sain palvetada tema eest. Siin samast täna. Paluda, et Jumal puudutaks teda, sest see oli see, mida ta igatses. Ja üli lihtne. Selles mõttes me saame seda kristlase elustiili elada iga päev. See ei ole, ja ma tean, osad käivad, siis mul on endal nagu noortegrupp, kes käib regulaarselt tegemas outreach'i, siukest nagu, et lähme välja, võtame gitarri ja kõlari ja lähme ja laulame ja teeme superäge seda
tehakse seal, imed juhtuvad alati Tallinnas, kui nad käivad ja ükskord tuli politsei küsima, et no neil on alati need load ka, nad teevad kõik ametlikult, kui linna lähevad, seal peavad olema load ja politsei tuli ükskord lihtsalt nendega rääkima, et hei, kuulge, mis te teete siin, siis nad näitasid oma luba, kõik on olemas, politsei ütles, kuule, see on jube kehv koht, kus te olete, siin ei käi ainult inimesi, et tulge, et minge sinna poole, et seal on nagu rohkem inimesi ja nii, et üliäge lihtsalt. Mina üliharva, mul on 5 last, ma üliharva saan niimoodi, et ma panen oma kalendri täis ja lähme outreach'e tegema. Minu valik on see, et iga kord, kui ma kuskil liigun, kui ma käin hotellis, kui ma olen bensukas ja nii, siis ma saan nendes kohtades tunnistada. Sina samamoodi. Kus iganes sa liigud, siis Jeesuse käed ja jalad saame me olla iga päev. See ei pea olema kollektiivne otsus või tulema kuskilt liidu presidendilt, et hei, nüüd hakkame kõik Jeesuse tunnistajateks. Seepärast, et tegelikult seda 2000 aastat tagasi Jeesus ütles juba, et te peate olema minu tunnistajad. Üliäge. Osade jaoks on see kitsas koht, sest me mõtleme, et okei, need on asjad, mis on nagu jüngritele, aga ma olen lihtsalt uskuja. Et need on asjad, mis on võib-olla nendele full fire spitting kristlastele, aga ma olen lihtsalt see, kes proovib uskuda. No, okei. Kes minusse usub, teeb neid samu tegusi, mida mina teen. Kus uskuja tahad olla, hakka tegema neid tegusi, mida Jeesus teeb. Või nagu Markuse 16 Jeesus ütleb seda, et minusse uskujaid saadavad sellised tunnustähed. Minu nime laevad välja kurja vaime, nad räägivad uusi keeli, kui nad jooksid midagi surmavat, see kahjustaks neid, kui nad paljaste kätega tõstavad üles mürkmadusid, haiged, kelle peale nad panevad käed, saavad terveks. Kui sa tahad uskuja olla, siis see kehtib sulle. Ole lihtsalt uskuja. See ongi nii pull, et tegelikult Jeesusel ei ole nagu mingisuguseid kriteeriumeid nii, et ei, siin on mingid megausklikud ja siin on mingi megausklikud ja siin on mingid lihtsalt usklikud, kes proovivad taevasse saada. Ei, kõik on avatud kõigile. Kõik on avatud kõigile. Lihtsalt küsimus on selles, et kui näljane sa oled, mille järgi sa igatsed, millist elu sa igatsed, kas sellist elu, kus sa teed ainult Martini ja Jakobi ja enda asju või see, kus sa hakkad tegema Kristuse asju, kuna sa oled Kristuse ihu liige. See on see, kuhu Jeesus kutsub teist täna mitmeid. Ja ma tean, et see kutse ei kehti täna kõigile, aga sulle, kellele see kehtib, siis võta see vastu. Ja ära mõtle, ära mine küsima isa käest, ära mine matma oma isa, vaid see kehtib täna sulle ja ütled Jeesus, kõik sisse, kõik mängu. Osadele võib tunduda nagu karm see, et Jeesus nõuab meilt kogu südant 100%, tal ei kõlba 98%. Ja osade jaoks see tundub, et ta veits ahistab meile. Aga kujuta nüüd ette, kuidas need noored olid, kes siin, mis need nimed olid? Rannar ja Johanna. Rannar ja Johanna. Kujuta nüüd ette, et Rannar läheb, palub Johannat, tšau, te vaatate ülekannet ilmselt. Läheb palub naiseks. Okei, võtame Kertu ja Kevini suva. Teid rahule, teid ägend. Ja võtame Kertu ja Kevin ja kui Kevin läheb paluma Kertut naiseks ja ta ütleb, et Kertu, ma tahan siin endale naiseks ja ma tahan su südamest 98%. 2% sa võid endale jätta ja sa võid teha sellega, mis sa iganes tahad, et ma annan sulle vabaduse. Ma tahan 98% sinust. Siis mida Kertu tunneks? Kertu tunneb, et pekki, miks see Lennar ei taha kõike? Või miks see Kevin tähendab? Miks Kevin ei taha kõike? Mis probleem on sellega, et mu selle 2%-ga? Et miks ta ei taha mind tervenist? Nii et tegelikult on nii, et Jeesus sellega, et ta tahab sind tervenist endale, näitab, et ta armastab sind tervenist. Et ei ole nagu valdkonda sinu elus, mida ta ei armastaks. Ei ole mingit protsenti sinu elus, mida ta ei oleks valmis vastu võtma. Vaid ta tahab kõike, sest ta armastab kõike. Ja see on täiega äge. Tunda, et meil on selline Jumal, kes ei ütle meile, et ei, jäta pool endale. Tee sellega, mis sa tahad. Ei, ma tahan kõike. Sest ma armastan sind tervikuna. Täiega crazy. Mulle see väga meeldib. Kuidas me nende armuandidesse peame suhtuma, on see. Võtame lahti selle sama, kus me jäimegi seal sellesse 1. Korintuse 12. Sealt läheb edasi ka. Ja nendest vaimuandidest, kui apostel Paulus siin räägib, siis ta räägib andidest, mis on antud kõigile. Ja siis pange tähele seal edasi selles samas peatükis salmis 28. Ta räägib koguduse rollidest ja kuidagi nagu, ma liigun liiga palju. Ta räägib nendest rollidest ehk siis ametitest, mis nagu koguduses on nagu paika seatud. Ja seal 28. Ja Jumal on seadnud koguduses esmalt mõned apostleiks, teiseks prohveteiks,
kolmandaks õpetajaks, seejärel armuannid tervendamiseks, abistamiseks, juhtimiseks, mitmesugusteks keelteks. Ta ütleb, et ega kõik ole apostlid, ega kõik prohvetid, ega kõik õpetajad, ega kõigil ole tervendamisandisid, ega kõik räägi keeli, ega kõik tõlgenda neid, aga taotlege suuremaid armuande. Siin on üks võti, kuhu tahame tihtipeale nagu poeme, et kui ta ütleb, et ega kõik ei ole need, ega kõik ei ole see, kõik ei ole see, siis me mõtleme, okei, ma ei ole see, ma ei ole see, ma ei ole ilmselt see ja ma ei ole see, ma polegi midagi. Aga ta ütleb, et kõigile on antud. Osad on seatud nendeks, mitte kõik ei ole seatud nendeks. Ja osad on seatud teiseks asjaks, mitte kõik, vaid osa. Aga ära on jagatud kõik asjad. Kellegi kohta ta ütleb. Ja mõned on mõttetud. Osad on lihtsalt mõttetud, noh. Ei ole sellist asja. Ei ole. Asi selles, kui sa veel ise ei tea, mis see sinu kutsumus või mis see sinu aind või asi on. Nii. Kuidas siis sellega käituda? No vaatame edasi. Seal samas 14 salmi alguses, 14 peatüki alguses. Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande. Eriti prohvetlikku kõnelemist, ta räägib siin keeltest ja prohvetlikust kõnelemist, aga ta ütleb, et olge nagu innukad, et nõudke neid taga. No kuidas nõutakse taga? Kas taga nõudmine on see, et Jumal, ma tahaks mõnda vaimuandi. Vist ei saanud? Okei. Ära ma ei lõpu edasi. Ei, selline ei näe nõudmine välja. Kui me nõuame taga, siis me ei lähe enne ära, kui me oleme saanud. Me nõuame taga, et taotleme. Ja ta toob välja, et okei, teised asjad saab lihtsalt kätte ja enam-vähem, aga eriti prohvetlikku kõnelemist on vaja. Et nõudke mingi asi, mida nõudke kõik. No kuule, ma näen seda asja kuidagi selliselt, et kui Jumal on katnud meile nagu rikkaliku laua, ja ta ütleb restoraanis, noh, mis on kõige kõvem restoran Pärnus, öelge nüüd kõik koos. Mis asi? Suppeluse 11. Suppeluse 11, on see nimi siuke või? See teie kodu! Vägev! Milline tunnustus abikaasale ilmselt. Võimas! Suppeluse 11 on avatud restoran nimega... Iseloov! Iseloov, selge. Iseloov restoranis ja kujutage ette, seal on kaetud teile rikkalik toidulaud. Lihtsalt mitte millestki ei ole puudus. Mitte midagi ei ole, mis sul tuleks pähe ja sa vaatad, seda ei ole seal. Kõik on seal. Ja sulle on öeldud, siis armas perekond on öeldud, kõik on makstud. Võta, kõik on makstud. See on sinu jaoks siin. Sa lähed sinna, sa vaatad. Esiteks, milline serviis. Ja kui veel ei ole, siis mees ostab. Milline rikkalik laud ja minule. Ja ma võin kõik võtta. Ja kujuta ette. Pereisand seisab seal samas, vaatab sind. Tal on nii hea meel, et ta on saanud oma parima pakkuda sulle. Ja sa võtad sealt salvräti. Ja lähed minema. Mida see peremehele tähendab? Mida see peremehe südames nagu teeks? Ma andsin sulle kõik. Ma andsin sulle valida nagu kõik. Ma ei hoidnud mitte midagi endalt nagu tagasi. Ja see, mis sa võtsid, on mingi mõttetu salvräti. Ja sa olid rahul sellega. No tore, et sellegi võtsid. Ja paljud kristlased võtavadki, okei, ma võtan ainult selle pääste, et see, ja sellest mulle piisab, et ma saan taevast rääkida. Aga kõik see toidulaud, mis on kaetud ja mis on mõeldud nagu nautimiseks ja mis on hea ja nii, siis selle, mõelge, kuidas Jumal võib vaadata nagu meid. Miks sa ei võtnud seda? Miks sa ei kasutanud kõike seda, mis ma sulle andsin? Kõigele sellele sul oli nagu ligipääs ja nii ja sa valisid, noh, okei. Ega ta ei ole pahane su peal, see mõttes, ega Jumal ei ole pahane, aga ükskord lihtsalt mina ei taha taevasse jõuda nii, et ma seal jõuan sinna kohale ja mõtlen, et okei, nüüd ma võiks hakata Jeesusest tunnistama. Sa tead, et Jeesusest tunnistada ja kõike seda me saame teha ainult siin. Siis kui me siin ära sureme, siis pärast me ei tee neid asju. Ei ole vaja neid vaimuande, ei ole vaja tervendamist, ei ole vaja prohvetlikku kõnet, mitte midagi pole vaja. Ainult siin need on vaja, sa tahad ilma jääda nendest. Ära taha jääda ilma. Ja ma tunnen, et ma tahan olla evangelist, ma tahan lihtsalt jagada Jeesusest inimestele ja ma tahan, et need taskud, mis mul on punnis seemnetest, ma ei taha, et ma taevasse jõuan ja mul on need taskud ikka punnis nendest külvamata seemnetest. Piinlik oleks lihtsalt. Ma tean, et Jeesus võtab mu vastu ja ma tean, et ta ei armasta mind rohkem või vähem, vaadates selle, mis ma teen tema heaks või mis ma ei tee. Aga ma ei taha ise lihtsalt minna taskusse. Ma ei ole kasutanud kõike seda, mis ta mulle on andnud ja mida ma oleks saanud jagada ja teha. Täiesti crazy. Nii et Paulus ütleb ka, et taotlege.
armastust ja olge innukad nõudma vaimuande. See ei ole, et palvetage ükskord, et te saaks teada, et kas teil on see või ei ole. Et nõudke taga. Et kui sa oled näljane selle järel, siis vaata näljasele sa ei pea süüa selles mõttes kurgust alla toppima, sest ta otsib ise söögi üles. Aga kui meil ei ole nälga, siis selline haigus isegi on olemas, kus sul ei ole näljatunnet ja sa võid surra nälga, sest sa ei lähe otsima sööki. Mitte, et sööki ei oleks, aga sa ei tunne seda nälga lihtsalt. Ja kas me kristlastena oleme ka juba nii ära mandunud ja nii rahul oma selle elu ja olukorraga, et me ei nõua enam midagi, et me ei igatse süüa, et meil ei ole seda näljatunnet. Ma arvan, et üks asi, mille eest me täna palvetame pärast ka on, et issand ärataks meis nagu selle nälja nagu millegi enama järele ja nende vaimuandide järele ja selle elu järele, mis tal meile anda on. Nüüd, kuidas need vaimuandid töötavad, siis siia vahele on pandud see 13. peatükk, mida nimetatakse armastuse ülemlauluks, mida pulmades loetakse palju ja nii. Tegelikult see on mõeldud kogudusele, see ei ole mõeldud abielupaaridele, vaid see on mõeldud kogudusele. Ja te kõik teate seda, ma ei hakka seda siin ette lugema, aga te võtke endale see silmad ette, te leiate need märksõnad sealt üles, millest ma räägin. Toon lihtsalt näite, kuna ma ütleme nii, et evangeeliumi kuulutamises võib-olla teadlikult tegelen nagu kõige rohkem ja siis ma toon lihtsalt näite. Siis Jeesusest rääkida saab mitmel viisil. Nii nagu autost rääkida saab mitmel viisil. Me kõik teame, mis asi on auto, eks ju. Nii. Kui ma räägiksin teile autost kellegile, kes ei tea, mis on auto. Ja ma ütleks, et see on üks plekist nagu kast, kus on klaasid ees, kus on uksed kinni, kus on üks suur paak bensiiniga ja siis seal on üks koht, kus bensiin plahvatab kogu aeg ja ta teeb hirmsat mürinat ja inimesed ei peavad sinna sisse istuma. Siis sa mõtled, et mida hullu, mida tapariistu sa mulle räägid praegu siin asja. Et mingi bensiin ja mingi müra ja mingi tuli ja plahvatused ja värgid ja kinni on uksed ja plekist ka veel. Hull värk tuleb peas, eks ole, ette. Aga kui ma ütlen sulle, et jaa, mul on auto, et ma saan seda ära viia kuskil, et sa saad siin sisse istuda, sõidab punktist A punkti B, seal on hea soe, sa saad panna puhuri tööle, kui sul on külm, saad panna jahutuse tööle, kui sul on palav, saad aknad alla lasta, kuulata linnulaulu ja kuidas tuul vihiseb su juustes või siis mitte juustes. Ja see on selline masin, siis hoopis teine pilt sellest samast asjast. On ju? Hoopis teine pilt. Nüüd evangeeliumist rääkimisel on tähtis see, mitte ainult see, mis me ütleme, vaid kuidas me ütleme. Ja sellepärast Paulus kõik need vaimuannid ja need koguduse ametid ta vooderdab nii tugevalt kogu aeg selle armastusega. Sest kui me selles mööda paneme, siis me teeme õiget asja, aga me teeme seda valesti. Me teeme seda valesti. Evangeeliumit kuulutada annab hästi ja annab halvasti. Olen isegi peale sattunud ja näinud, ükskord läksin ühte kitarripoodi. Ja seal oli üks vend, kes seisis seal leti ääres. Reaalselt müüjad proovisid oma tööd teha ja siis ta lihtsalt rääkis seal. Jumala sõna on sinu sees ja sinu suus ja nii ütleb pühakiri ja proovis seal lihtsalt mingeid piibli kirjakohti, mis tal peas olid, proovis nagu rääkida neile. Mehed olid täiega nagu viisakad. Nagu lihtsalt nad ei karjunud peale, nad ei ajanud ära, okei, ja nii, ja siis proovisid seal samal ajal müüa inimestele asju ja nii. Ja siis ma vaatasin, brother, juba piinik olukord, seepärast, et ma olen ka üks neid tegelikult. Ja et mis ma nüüd teen, sest et armas vend tahab parimat, ma tean, mis ta tahab, eks ju, ta tahab, kõik, mis ta tahab ja teeb on õige. Aga see, kuidas nagu see, siis midagi on siin nagu mis smells funky, lõhnab imelikult. Ja siis ma mõtlesin, mis mul on võimalus, mul on 2 võimalust. Ei puutu asjasse, pole minu mure. Tee marki vend, kui tahad ja need kutid lihtsalt, no ega ei aita edasi. Aga siis ma mõtlesin, et ei, aga on minu mure, sellepärast, et ta on mu vend. Ja nendel kuttidel ei tohi jääda Jeesusest vaata vale mulje. Ja siis ma läksin kuti juurde, ütlesin, sa oled kristlane, täiega lahe, ma olen kristlane, ma astusin nagu nende vahele füüsiliselt. Ja siis, et mida värki, et kuidas sul läheb, kus kogudusest sa oled, hakkasime rääkima, siis ta rääkis, ma teadsin nende kogudust ja nii ja ratataalis. Ja siis ma sain aru, et okei, ma saan pehmendada seda olukorda. Ja ma ei pea pehmendama sellega, et ma ütlen, et ei, sa oled rumal, mine ära. Sest tegelikult ta ei ole rumal. Ta tahab parimat. Ma saan aru, see on 100% meie koguduses on rohkem vaja selliseid tüüpe kui neid, kes meil täna on, kes mitte midagi ei tee. Et selles mõttes siin nagu hands down, nagu see on see koht tegelikult, mis meil on puudu.
kellest meil on puudu, üldse need, kes julgelt nagu räägiks, eks ole. Anna Jumal neid juurde lihtsalt. Aga ma sain aru ka seda, et see ei lähe kohale sel viisil. Ja ma ei ütle nüüd, et ma olen mingi super õigesti kõike teen ja alati nii, aga ma saan aru ja ma olen õppinud seda, et inimeste vastuvõtlikkuse võime paneb ennast lukku, kui neid pannakse piinlikusse olukorda. Jeesus kunagi ei häbistanud mitte ühtegi patust. See on ülinaljakas, et mitte naljakas, aga üli ilus, et Jeesus, ta teab, et inimesed on patused. Ta teab, et see naine, kes teda puudub, on patune. Ta teab kõiki neid asju. Ta teab, et see naine, kes abielu rikkumiselt tabati, et ega ta ei ole õige, ta ilmselt vastab tõele või mis iganes, aga ta ei häbista mitte kunagi neid avalikult teiste ees. No jah, et sina selline, mitte kunagi. Mitte kunagi. See on see meetod, kuidas Jeesus lähenes inimestele, on ta täpselt sama meetod, kuidas meie peame lähenema inimestele ja see on altpoolt. Nagu austuse, lugupidamise, armastusega. Johannese evangeeliumi 13. peatükk hakkab sellega, kui Jeesus siis viimasel seal õhtusööma ajal hakkab oma jüngrite jalgu pesema. Ta on taevast jumalikust seisusest tulnud, võtnud inimese kuju ja siin maa peal olles inimesena, mis on tema jaoks niikuinii juba alandus, eks ole. Ta võtab veel orja kuju, minnes nagu nende jüngrite jalgu pesema, mis oli orjade töö. Saad aru? Seal on kirjutatud, et kui Jeesus teadis, et ta on pärit Jumala juurest ja ta läheb tagasi Jumala juurde ja et Jumal on kõik talle alistanud, siis sellel hetkel ta tuleb veel alla poole nagu. Saad aru, Jeesus, need on nagu pildid, mida Jeesus tegelikult maalib meile igavestele põlvedele, et me näeks seda, kuidas mingeid asju teha. Mitte ainult ei kuuleks seda, vaid me näeks. Ja ta ise demonstreeris seda, ta hakkab pesema oma jüngrite jalgu. Ja lõpuks ta läheb veel nii alla, et ta saab patuks meie eest. Täiesti crazy, kuidas Jeesus ennast alandab. Ja meie vahel kristlastena mõtleme, et see õige tee, kust läheneda inimestele on siit ülevalt. Et tuleb nüüd, ma hakkan kohe vaata. Ma hakkan sulle pidama nüüd kõnet, paneme kantsli hästi kõrgele. Et me läheneme inimestele vahel siit. Et mina olen päästet, ma tean, kuidas asjad on, see, mis sina arvad, on vale, sinu jumalad ei tööta, see kõik on värkeni. Ja me arvame, et see siit lähenemine on nagu mingi ultraäge. See ongi ultraäge. Kelle jaoks? Minu jaoks! Ainult minu jaoks! Ja see on veits nagu see, et me... Whatever. Igatahes, kui me kuulutame evangeeliumi, siis teeme seda nii, nagu Jeesus tegi. Ja lihtsalt, et kui sellel inimesele sellest sõnumist ka midagi kohale ei jõua või ta aru ei saa, siis ta tunneb, et see Jumal, kes täna mul siin poes külas käis, et ta armastab mind. Et ta austab, ta peab must lugu, ta ei häbista, ta ei mind siia häbistama. Ja ma hakkasin rääkima nende müüjatega, ma ütlesin, et kas te olete ka kristlased või kuidas värki on nii? Täiesti õieti. See müüja, kes seal oli, siis see vend ütles, et jaa, et ma olen tegelikult kesklinna koguduses kunagi käinud ja olen seal pilli mänginud, et sa ju mängid ka pilli. Ta tundis mind ka ära, nagu mõtlen nagu super veider nagu olukord. Siis inimesed igal pool, kus me ringi käime, me arvame, et me oleme kõigi jaoks võõrad. Tegelikult sa oled see kristlane paljude jaoks. Nüüd vaatad, sa oled see kristlane. Mida sa poest ostad, mis sa teed? Kelle peale sa karjud seal, kui sa üle tee lähed ja auto ei pidurda. Meid vaadatakse nagu super ja mõtle, kui me peame nagu performance'id tegema või esinemist tegema, siis me kunagi ei tea, millal me oleme sellel laval, kus keegi meid vaatab. Aga kui me elame seda elu kogu aeg, siis meil see mööda panna. See on nagu võimatu. Impossible. Jah, et mõelge, täiega äge. Ja sellepärast on see armastus on alati see võti, millega peab olema voodetatud see meie sõnum. Et kui me kellelegi ka prohvetliku sõna või tarkuse sõna või midagi edasi anname, siis kui seal ei ole armastust, siis ei saavuta midagi. Paulus ütleb neid asju. Et kui mul ei ole, kui mus ei ole seda armastust, kui see inimene, kellele ma lähen, kui ta ei tunne seda armastust enda vastu ja mõelge, kui me oleme Jumala saadikud, siis meil on Jumala tempel otsa ees. Ja neile, kes kardavad seda metsalise märki, siis tead, sul juba on üks märk ja siin ei tule mingeid märke juurde, see peab põdema. Sul on üks märk juba olemas ja see on kindel ja jääb kinni. Meil on see Kristuse märk ja Kristus tahab, et meil oleks ka tema lõhn. Et kõigi nende õigete asjade juures, mida me õigesti teeme ja värki nii, need peavad olema ka tehtud õigesti. Et sealt jääks nagu see tunne selle liin ja mina olen endale võtnud nagu otsustanud seda, et siis kõik ei saa terveks, kellest ma palvetan. Aga kõik võivad tunda seda, et on üks Jumal, kes neid armastab ja kes neist hoolib, et ta jääb seisma, et ta hoolib minu murest. Keegi täiesti võõras vend seob ennast praegu siia olukorda, et ta on valmis palvetama oma eest ja värki. Nii, see on see Kristuse hea lõhn.
need head teod, mis maailmale on nähtavad, nii et nad annaksid Jumalale au aruandmise päeval, on kirjutatud. Et teie häid tegusid nähes annaksid nad Jumalale au aruandmispäeval. Ehk siis, et kui see maailm saab läbi, nad ei ole Kristust vastu võtnud, aga nad on näinud hunnik kristlasi, kes on häid tegusid teinud, siis nad seisavad Jumala ees, nad ise lähevad hukka, aga nad ütlevad, et au Jumalale, sest need kristlased tegid häid tegusid. See on see, kuidas meid kutsutakse elama. See on see, kuhu on seotud need vaimuannid. Siis Jumal teeb oma üleloomulikku, aga ta alati vajab meie loomulikku selle juures. Ma olen aknast vaadanud vahel ja mõelnud, et miks Jeesus ei või lihtsalt tervendada seda ratastoolis inimest, kes sõidab tänaval. Miks ta ei võiks lihtsalt, et hüppa püsti? No see inimene ju ei saaks teada, kust see tervenemine tuleb. Kes mind on terveks teinud? Mis juhtus? Sellepärast on hästi oluline, et kui me liigume kristlastena, siis see Jeesuse nimi siit saab esile tõstetud. Paljud kristlased leiavad nagu selle tee, et okei, ma kuulutan evangeeliumi ja üks tark naine on kunagi öelnud ka, et kuulutage evangeeliumi ja kui tarvis, siis kasutage ka sõnu. Et ilmselt ema Teresa vist ütles kunagi seda. See on super hästi mõeldud ja super hästi öeldud, aga veits selles mõttes vale, et lihtsalt võileibade jagamisest ei pruugi keegi usule tulla, kui seal ei julgeta rääkida Jeesusest. Aga vahel kristlased enda rahustamiseks valivad selle vaikimise, et ma teen head, ma jagan võileibasid ja mul jääb inimeste silmis on mul nagu hea maine. Ja ma ei julge seda mainet kaotada sellega, et ma ütlen sõna Jeesus. Ja tegelikult kõik see jutt, mis ma siin räägin, see tuleb ainult ühe põhiprobleemi juurde tagasi ja see on see hirm. See inimeste kartus. Ja inimeste kartus on ainult nende inimeste eludes, kellel puudub Jumala kartus. Jeesus ise ütleb, et ärge kartke neid, kes suudavad ihu tappa. Ma näitan teile, keda kartke. Kartke teda, kes suudab pärast ihu tapmist hinge heita põrgusse. Teda kartke. Jumalat tuleb karta. Aga kui Jumala kartus kaob meil ära, siis meil tekib see inimeste kartus. Ja me hakkamegi enda elu alal hoidma, me hakkame enda mainet alal hoidma ja me jätame tegemata need asjad, mida võib-olla Jumala vaim sulle seal poe kassarivis seistes ütleb. Näe, ta on karguga, mine palvetada eest. See oli minu enda mõte, see ei olnud püha vaim. Püha vaim anna mulle mingi sõnume nii. Me palveta selle inimese eest, kelle kark on nii. Ei, see ei saanud püha vaimule, see oli mu enda mõte. Kui palju me võitleme sellega, sest et Jeesus tegelikult räägib, ma usun, juba teie igaühega räägib kindlasti nagu. See ei ole mingi super uus ja eriline asi teile. Aga hoopis teine asi on see, kui me kuuletame talle. Ja vahel me mõtleme selle asja nii üle, et aga mis siis, kui ma eksin? Mis siis, kui see oli minu enda mõte? Mis siis, kui see oli minu enda mõte ja ma läksin sellele inimesele, ütlesin, et Jumal armastab teda. Et kas tohib, ma palvetan su jala eest, et see terveks saab. Ja see ei saanud terveks, see oli minu mõte. Mitte ükski inimene ei ole hakanud sõimama selle eest, kui ma ta haiguse eest olen palvetanud ja öelnud, et Jumal armastab sind. Ja ma väga loodan, et see saab terveks. Mitte ükski inimene. Aga me oma peas mõtleme, et see on nii kohutav, mis sealt tuleb. Et kui neil on pumpüs leti all, siis nad võtavad selle kohe välja ja hakkavad sihtima mind. Seda ei juhtu. Ja isegi kui juhtuks, siis Jeesus ise ütleb seda ka, et nad on vihanud mind ja nad vihkavad teid. Sa võid oma elu ära elada ja olla inimeste arvates cool. Aga kes salgab mind inimeste ees, siis seda salgan mina oma isa ees, ütleb Jeesus. Ja kes mind tunnistab inimeste ees, ja ükskõik mis see siis meile maksma läheb, siis teda tunnistan mina oma isa ees. See elu, kuhu ma teid nagu kutsun, mida ma julgustan nagu nägema selles Jumala sõnas ja nii, siis see ei ole midagi minu välja mõeldud. See on lihtsalt midagi sellist, kuhu ma 11 aastat tagasi alles sisse astusin. Ja ma nägin, et hoopis mida mu usk oli väärt enne seda. Mul oli lihtsalt sõnad. Aga Paulus ütleb, et ma tulen teie juurde ja ma saan tunnistuse mitte ainult suurustajate sõnade kohta, vaid väe kohta. Tuleb kogudusse ja ta tahab näha väge. Ja ma mõtlen, et ei, mis asja, mis tegude jutu sa Joel räägid, et mis värk ja nii, et meil piisab sellest, kui me keerutame pöidlaid ja ütleme lihtsalt, me oleme üliusklikud ja hästi ja nii. Aga kuule nüüd seda. Ma loen sulle apostlite tegudest, mis ma alles siin paar päeva tagasi lugesin. Et kui olulised on need teod. Et need ei ole lihtsalt nagu mingi aamen. Ei, tegusid tuleb teha, seepärast Jeesus tegi tegusid ja meie teeme tegusid. Apostlid tegid tegusid ja meie teeme tegusid.
sellepärast, et teod näitavad tegelikult nagu armastust ja igast asju ja värki ja nii. Vaata, ma kohe vaatan. Apostlite tegude 13. peatükk ja seal on üks selline koht. Nonii, loeme siis näiteks 6. salmist alates. Nad käisid läbi terve saare, Pafosest saadik, seal leidsid nad ühe juudi nõia ning vale prohveti nimega Bar Jeesus. See oli maavalitseja Sergius Pauluse juures, kes oli mõistlik mees. Näed, mõistlikud inimesi on ka olemas nagu, tuleb mõistlikud üles otsida. Niimoodi. Too kutsus Barnabase ja Sauluse enese juurde ning soovis kuulata Jumala sõna. Aga neile pani vastu Elümas, see on nõid, sest nõnda tuleb tõlkida ta nime. Püüdes maavalitsejat usust eemale pöörata. Siin käib vaimulik võitlus, vaata. Et need, see ei ole lihtsalt, ja kogudus kaotab räigelt, kui me vait oleme, siis me oleme nagu varupingil ja me pole platsile läinudki. Nagu platsil on võib-olla mõned julgemad nagu aktivistid, kes nagu teevad, aga enamus kogudust istub varumeeste pingil. Kõik võivad platsile minna. Sellepärast, et need nõiad ja värgid lappavad ringi siin täiesti ohjeldamatult ju küle. Igast jama käib. Anyways, nii. Pani vastu neid, kes proovis maavalitsejat usust eemale pöörata. Aga Saulus, keda hüütakse Pauluseks täis püha vaimu, vaatas teda teravalt ja ütles, sa kuradi poeg, täis kõiksugu kavalust ja kõiksugu kelmust, kõige õiguse vaenlane. Kas sa ei lakka issanda sirgeid teid väänamast? Ja nüüd vaata, issanda käsi tuleb su peale ja sa jääd pimedaks ega näe päikest tükil ajal. Ja otse kohe langes Elümase üle pimedus ning ringi tammudes otsis ta talutajaid. Ja pange nüüd tähele, kui maavalitseja nägi, mis juhtus, hakkas ta uskuma. Olles hämmastunud issand õpetusest. Kui maavalitseja nägi, variserid vihkasid täiega Jeesust. Jeesus tegi ainult head. Proovisid ikka räigelt vihata. Ja ei uskunud temasse. Jeesus armastab variserja väga ja ta ütleb Johannese evangeeliumi 14. peatükis seda. Kümnendas salmis ta räägib seal ja ta ütleb, et kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus. Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minust, teeb oma tegusid. Ja Jeesus ütleb, uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Vaadelge mu tegusid. Ta ütleb seda Filippusele siin. Ja et vaadelge, mida ma teen. Vaadake neid tegusid. Ja variserid vaatavad neid tegusid. Nad näevad, et pimedad saavad nägijaks, jalutud tõused, püsti jooksed ringi. Ja imed juhtuvad väki ja nad otsustavad oma südames. Me keerame selle südame lukku. Ei usu. Täiesti crazy. Juudas. Mõelgi, Juudas käib Jeesusega, tal on maailma parim õpetaja 3 aastaks. Täpselt sama, kes Peetrus. Ja lõpptulemus on hoopis teine. No milles on vahe? Kas Jeesus tegi Peetrusele järeleaitamistunde rohkem? Ja Juudaga ei rääkinud nii palju? Ei. Kõigil oli võrdselt. Mul on oma teooria selleks, miks Juudas teeb seda, mis ta teeb. 2 asja. Võib-olla ma toon need esile ka siin, äkki tuleb õnnistuseks. Ma mõtlen ise seda, et vaata, Juudas nägi mõlemat teenistust. Ta nägi templiteenistust, sest Jeesus hängis kogu aeg ka templi juures ja sünagoogides ja värki. Ta nägi nende variseride head elu. Nagu lihalikult head elu, nagu nad elasid hästi, eks ole. Ja Jeesus elas ööbis põõsas. No põhimõtteliselt. Ja ta oli seal 2 vahel. Talle meeldisid mõlemad. Ja ta oli see vend, kes tahtis nagu mõlemat head. Ja lõpuks ta kaldus selle raha poole, vaata. Ja templi poole tahtis seda maist head elu, et talle ei meeldinud põõsas ööbida Jeesusega koos mingi telgis ja teha neid asju värki. Nii kuigi ta nägi, kõike ta nägi. Aga vaata, kui süda Jeesuse juures käies, kas või 3 aastat, kui su süda jääb muutmata, siis sa ükspäev teed lihtsalt süksi lolli plaani, et sa oled lõpuks oled nööriga puu otsas. Ja mõtle seda, ka üks ilmutus, mis ma nagu sain kuidagi selle kohta, et kui sa midagi rumalat hakkad tegema, siis ära tee enne, kui sa oled kellelegi rääkinud. Mõtlesin kuidagi seda, et kui Juudas oleks nagu läinud Peetruse juurde ja rääkinud, et hei Peetrus, mul on selline plaan. Ma arvan, et Peetrus oleks talle pasunas saanud. Ja oleks see olnud Juudale suureks õnnistuseks, see pasun.
aga et mingid lollid plaanid võivad tekkida sul enda sees üksinda ja nii. Et mine räägi, kogudus ongi selles mõttes hea koht ja antud, et me räägiks oma lollidest plaanist. Anyways. Nii et Jeesus viitab ka sellele, et jälgige mu tegusid, vaadake, mis ma teen, vaadake, mida te näete. Ära sulge oma südant selle ees, mida Jumal tahab teha. Kui sa ei ole seda veel kätte saanud, siis ära jätta selle poole nagu liikumist. Taotlege suuremaid ande. Üle kõige armastus olgu see, mida me taotleme, et me oleks Kristuse näolised tema lõhnaga ja ükskõik, mis ande ta siis sinu elus esile tahab tuua, mille eest me täna palvetame ka, et sa saaksid endale need anded, kui sa veel ei ole saanud või kui sa kahtled, kas püha vaim sinu sees elab. Saame täna seda ka paluda, et püha vaim annaks sulle tunda seda, et ta on su sees. Mõelge, Jumal on meie isa ja me tohime ju paluda, et isa meid puudutaks. See on nagu see on lapse jaoks kõige normaalsem asi peaks olema see, et ta kogeb isa puudutust. Seda Jumal ei pane pahaks seda sulle, kui sa ütled, et isa, ma nii igatsen, et sa mind lihtsalt puudutaksid. Ja kas sa tead, et vahel tema puudutus vastab palju paremini su kahtluste ja küsimuste ja asjadele. Sulle piisab sellest puudutusest ja kõik on läinud. Kõik kahtlused, kõik kartused, kõik hirmud ja nii. Nii et kui tohib, siis täna palvetame seda ka. Aga nüüd ma olen jõudnud sellesse paika, kus me oleme lugenud ette ja üle need erinevad annid. Ande on veel. Sa tead, et mõni on lihtsalt, mõne anniks on see, et ta on lahke. Mõnel on lahkus, et teie oma restorani avate. Te olete lihtsalt lahked inimesed. Tahate teenida teisi. See on üks suur and. Neid ande see loetelu ei ole lukku pandud. Vaid, ja tihti on nii, et võib-olla keegi teine näeb sinust paremini kui sa ise. Aga meil on kõigil nagu mingid sellised erilised annid, mida Jumal tahab kasutada oma ihu üles ehitamiseks. Lähme korraks ühe kirjakoha võtame veel, Efeslaste 4. Me peame selle, ja siis ma lõpetan ja siis me hakkame tegema muid asju. Sööma hakkame siis, eks ju. Oi, mingi tund aeg hiljem, on ju. Osso, tehk. Osso. Võtame Efeslaste 4. Nii. Ja seal on kirjutatud sellist asja. Efeslaste 4 ja 16. Temas, Kristuses, ta jääb alati peaks nagu. Alati jääb peaks. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil. Nii nagu on iga üksikliikme ülesanne. Igal üksikliikmel on ülesanne. Kas sul on ihus mingit liiget, millel pole ülesannet? No, ma olen kuulnud ka, et ei ole tegelikult ühtegi juppi leitud, mis on nii, et suht mõttetu. Võtad need ripsmed ära näiteks, vaata, mis juhtub. Mine sauna hakka pesema šampooniga või mingid sellised asjad, mis tunduvad nagu nii väiksed või nagu sellised, okei, mis ma teen selle, mingi pinki või asja ja nii. Oleksid valmis oma väikse sõrme ära andma. No ei ole, ne? Üli kasulik, saab Inglismaal teed juua. Et on väga kasulikud, nii et me ei näe mitte kusagil. Viska oma peast see mõte välja, et on olemas need superkristlased ja siis need ülientusiastid ja siis on mingi mõttetu seltskond. Või nagu umbes need lihtsalt pingist soendajad. Et ei ole olemas. Kõik liikmed on vajalikud, kõik on ülikallid. Sa oled selles ihus ja värki nii. Ja kuula nüüd seda. Sel viisil, kui need üksikliikmed, eks ole, toetavad, et nad on oma ülesandes, siis sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese üles ehitamiseks. Milles? Armastuses. Et kui koguduses midagi igatseda veel rohkem on see, et seda armastust, omavahelist armastust. Sest selle kaudu, vaata, kui kõigil lastakse, kõiki austatakse, armastatakse, peetakse lugu ja lastakse esile tulla need annid, mis tema sisse on pandud ja nendest peetakse lugu. Vahel on nii, et ma imestan ka selle üle, et kogudused on kujunenud selliseks, et vaadatakse ainult ühe inimese andi ja see on see õpetamise and. Aga neid ande on tegelikult ju rohkem. Need ande on ju tegelikult rohkem. Ja kui nendel lastakse esile tulla, need kõik ei pruugi olla sellised annid, mis peavad saama mikrofoni ja lava. Seda, nagu come on. Et on need kohad, mis on selle jaoks vajalikud, aga on neid kohti ka, kus on vaja vaikselt teenida, olla ustav selles, mis on sulle antud ja teha ja olla selles kohas rõõmus ja teada, et see on minu koht, sest et siis see kogudus leiab selle kasvu jõu iseenese üles ehitamiseks siit samast. Et ei ole väljast, tegelikult midagi ei ole puudu. Ja ma olen hakanud aina rohkem uskuma seda, kuna minu töö, issand on andnud mulle sellise töö, et ma saan käia
üle Eesti ja näha väga erinevaid kogudusi ja ma ei tea, miks mind kutsutakse, aga mind kutsutakse ja ma olen issandale andnud kogu oma kalendri ja kogu oma elu ja ma käin. Ja mida ma olen hakanud nägema on see, mida ma pikalt mõtlesin teistmoodi. Ma arvasin, et kogudustel on midagi viga ja neid on vaja parandada. Ja kogudused näevad ennast ka sellistena, et meil on see puudujääk, me pole päris sellised ja värki asja nii, peaks parandama nii. Aga tegelikult ma olen aina rohkem hakanud nägema, et Jeesuse silmis on need kogudused ilusad ja nad on valmis. Ja nad on täpselt sellised, nagu nad peavad olema. Et neil on kõik olemas, mis neil on vaja. Nii et kui meil tekib ka kogudusi nähes nagu selline lugupidamine ja austus, et Jeesus, kui sina oled meid selliseks nagu kutsunud ja loonud, siis me oleme need, kes me oleme. Ja me oleme rõõmsalt need, kes me oleme. Et siis tekib kuidagi selline rahu ja ei ole sellist nagu mingisugust paanikat, et aga meil pole seda, meil pole seda, meil pole seda. Ei, Jeesus, see kogudus on sinu oma ja sina teed omal ajal, mis sina tahad teha. Tõuseme jääme palve. Kallis Jeesus, ma lihtsalt tahan südamest tänada sind. Sinu ligiolu eest, sinu sõna eest ja sinu kogetava ligiolu eest ka siin praegu selles ruumis. See on nii imeline, et sa oled valmis ikka ja jälle astuma oma rahva keskele. Me teame, et su kallis pühavaim elab meie sees, aga me täname selle erilise sinu isikliku ligiolu eest ka meie keskel kogudusele. Tänu Jeesus, et sa vabastad meid mingisugusest võidujooksust või koormatest ja pingest olla mingit moodi või olla keegi. Me täna tahame lihtsalt paluda, et sinu püha vaim viiks ellu need asjad, mis ta on algusest peale tahtnud meie elus teha. Me tahame oma käed roolilt ära võtta ja anda Jeesus sulle juhtimisega täielikult. Kogu oma süda, mitte 98%, vaid 100%. Ja kõik need asjad, millest me täna oleme rääkinud, kõik see, mida Joel rääkis, las see ununeb. Ja kõik see, mida kallis pühavaim sina oled rääkinud, siis jäägu see meie südametesse. Hakaku see kasvama ja toogu esile seda vilja, mis tooks au sinu nimel. Meie igaühe elus. Kiitus Jeesus sulle. Amen. Amen. Aitäh teile, sellega on loengu osad lõppenud.